Meie tehisintellekt juba kirjutab koodi, vastab küsimustele ja loob pilte. Nüüd ütleb üks Iisraeli idufirma, et suudab kujundada ka tehisintellekti süsteemide keeruka digitaalse infrastruktuuri, vähendades töö, mis varem võttis nädalaid, vaid 1 päeva peale. Rohkemaks teabeks on minuga nüüd liitunud Jonathan Orr, Autopipe'i kaasasutaja ja tegevjuht. Tere, Jonathan, suur tänu, et täna meiega liitusite. Kui ma õigesti aru saan, siis te loote tegelikult tehisintellekti, mis kujundab tehisintellekti infrastruktuuri. Kas te saaksite seda selgitada? Ja, kindlasti. Kõigepealt on mul väga hea meel siin olla ja anda intervjuud siin i24 News English. Lühidalt endast, mina olen Jonathan, olen oma ametilt DevOps insener ja pilvearhitekt. Ja olen Autopipe'i kaasasutaja ja tegevjuht. Autopipe'i lugu algas minu tehnoloogiateenistuse ajal Iisraeli kaitseväes. Teenisin luureüksuse tehnoloogilises üksuses. Meil oli palju projekte, kus pidin kavandama ja planeerima infrastruktuuri, et tarkvara oleks väga turvaline, stabiilne ja optimeeritud. Ja see võttis meil palju aega, sest tuli ette palju vigu ja vale konfiguratsioone. Ja tol ajal oli käimas ChatGPT revolutsioon, nii et otsustasin kasutusele võtta tehisintellekti ja mul tekkis idee luua Autopipe. Nii et täpselt nagu sa ütlesid, Autopipes me arendame tarkvarateenust, mis põhineb tehisintellekti agentidel, kes suudavad pilveinfrastruktuuri automaatselt kavandada ja juurutada. Viimase 20 aasta jooksul on kõik keskendunud rakenduste loomisele tehisintellekti abil ja koodi kirjutamisele tehisintellekti abil. Aga kõige olulisem osa ehk infrastruktuur jäi üsna tähelepanuta ja kõik keskendusid ainult rakenduste loomisele. Aga nüüd keskendume sellele, et ehitada infrastruktuur õigesti, et rakendused töötaksid sujuvalt ja turvaliselt. See ongi see, mida me Autopipe'is teeme. See on väga algatuslik, see on tõesti algatuslik asi. Tehisintellekti pilveinfrastruktuuri tööstus saab nüüd palju tähelepanu, sest see on uus, see saab olema järgmine suur asi, nagu me Autopipe'is usume. Kui suure osa pilvearhitekti tööst saab tehisintellekt reaalselt asendada? Oluline on siin just sõna asendada. Nagu sa tead, kui olla realistlik, siis me näeme, et paljud suured ettevõtted nagu Amazon, Microsoft, Oracle vallandavad praegu palju töötajaid tarkvaratööstuses. Näiteks Amazon vallandas hiljuti 16 000 töötajat tarkvaraarenduse valdkonnas. Ja see kõik on tingitud tehisintellektist. Tehisintellekt muudab kõike. Ja sama hüpe, mida me näeme tarkvara ja inseneeritööstuses, näeme ka infrastruktuuris. Olgu selleks pilve, arhitektuur, pilveinfrastruktuur, inseneritöö, kõik hakkab muutuma tänu tehisintellektile. Tehisintellekt ei asenda neid töökohti täielikult, kuid see mõjutab meid kindlasti. See mõjutab ja see hakkab põhimõtteliselt muutma tehisintellekti tõttu rolle üleliigseks. Mitte ainult tarkvaraarenduse valdkonnas, vaid ka pilveinfrastruktuuri valdkonnas ja me näeme seda juba praegu. Paljud ettevõtted saavad aru, et nad peavad kohanema ja kasutama tehisintellekti, et oma töövoogu paremini ära kasutada ja optimeerida. Ja ma usun, et vaid paari aasta jooksul, ainult paari aasta jooksul asendab tehisintellekt kõik junior arhitektid, võime seda nii nimetada, kuigi arhitekt ei ole noorem, kuid see asendab paljusid alustavaid arhitekte. Ja ettevõtted palkavad nüüd järjest vähem ja vähem pilvearhitekte. Nii et seda ametit ei asendata, kui me näeme selles valdkonnas suurt koondamist. Sest sellised ettevõtted nagu Autopipe arendavad tehisintellekti agente, kes suudavad teha sama asja. Mitte ainult paari kuu või paari nädalaga, vaid 1 päevaga, paari tunniga. Me saame üksikasjalikult kirjeldatud infrastruktuuri ja oleme valmis selle paari tunniga kasutusele võtma. Autopipe muudab tehisintellekti insenere üleliigseks. Seega oleme väga põnevil, et näha, kuidas see välja kujuneb. Aitäh selle, Jonathan Orr, Autopipe'i kaasasutaja ja tegevjuht.
aitäh, ma hindan seda väga ja ma tahan tänada meie kiirendit Genesis Acceleratorit, kuhu meid vastu võeti, samuti ka Lalaleeni kogukonda. Ja nüüd saate meid näha Kalkulistis. Me just avaldasime artikli Autopipist. Suur tänu selle eest ja mul on hea meel siin olla.